No tšau, sõbrad, me teeme täna midagi magusat ja mida magusat me ikka teeme, kui laua peal on šokolaadi, vaarikaid. Vaarikad ei lähe sisse tegelikult, aga meil on igasugu häid asju siin, et me teeme täna šokolaadifondaanti. Aga ma võtan kohe endale väikse poti, ma panen kohe endal vee keema, ma kasutan siis koogi ühe osana võid. Ja kuigi mul on ta siin juba toa soe, siis see ei tähenda, et ma teda rohkem ei sulataks. Ma võtan šokolaadi ka. Šokolaadi puhul on hea see, et ma tean, et kui on 200 grammine, siis ma panen täpselt pool. Ja ma ei tea, kas te teate, aga küpsetusšokolaad on niimoodi tehtud, et üks rida šokolaadi on 25 grammi. Nii et 4 rida, kui sa kasutad küpsetusšokolaadi. Ja siis siia sisse ja nii. Väga hea. Nii, ja siis ma panen selle juba siia vaikselt peale. Hakkab parasjagu siis sulama, kui talle see sobib. Meie saame juba teiste asjadega edasi liikuda. Et saame siis munasid vahustada. Et kui sul on siuke parajalt võimas mikser kodus, siis sa saad ka muna valge ja muna kollasega koos vahustada. Et ma panengi siia kaussi rahulikult 2 tervet muna ja natuke suhkrut ka. Ja suhkru puhul siis kasutan täiesti tavalist valget suhkrut ja panen ta kohe sisse. Jällegi ei ole mõtet vaadata, kui palju siia läheb ja ma ütlen päris ausalt ära, et minule meeldib natuke mõrkjam šokolaadifondant. Et kui sina tahad natuke magusamat, siis ma soovitan sul lihtsalt natukene siis suhkrut juurde panna. Ja siis vispeldama. Samal ajal mul siin juba kõik sulab. Väga hea. Nii. Ja juba näed, hakkabki vahtu minema täiesti, nii et väga hea. Samal ajal ma võtan juba endale ramakenid ette. Oih, pidu. Nii. Võtame siit tšuti paberit ka. Ja ma määrin siis vormid kokku. Alguses ma panen natuke rohkem, pärast ma tõmban natuke vähemaks. Ja issand, vaadake, kui ilus muna juba on. Lausa lust on vaadata. Nii, šokolaad saab ka kohe valmis, ma keeran tule välja juba. Šokolaad põhimõtteliselt sulanud. Tegelikult ongi see, et arvatakse, et issand jumal, mina ei hakka fondaanti tegema, nii raske magustoit. Ja kusjuures ma eile mõtlesin, et tegelikult ma ütlen iga asja kohta, et on kerge. Et ma tean, et tegelikult kõik asjad ei ole kerged ja mõned asjad on natuke raskemad, aga usu mind, natuke harjutad, natuke teed, siis tegelikult on sul juba tegemine selge ja sa saad ise ka natukene enesekindlamaks. Ja nüüd ma katan nad kakaoga ära. Ilusti. Nüüd ma lasen natuke šokolaadil siin jahtuda. Vaatame vahepeal, mis meil siin muna teeb. Et muna selles mõttes ei pea täiesti kõvasse vahtu minema, aga oluline on see, et sa saad ikkagi ta selliseks heledaks vahuks ja sa saad natuke siia õhku sisse. Et see ei ole midagi hullu. Et ma panen ta nüüd natuke vaiksemalt tööle, et ma saan teiega rahulikult edasi rääkida. Et tegelikult ma olen vist isegi nagu
positiivselt üllatunud, et nii võimas mikser on tegelikult nii vaikne. Aga no ma ei tea. Kusjuures, kui te mõtlete, et mulle tegelikult pakuti ka sooduskoodi teile, et kui te tahate endale uut miksrit või kohvimasinat või mis iganes, siis te tegelikult saate endale eluks siis seda lubada. Et eluks siis pakkus mulle välja, et kui ma tahan jagada teiega, siis ma võin teiega jagada. Ma ei tea, kas te tahate seda retsepti, kas te tahate seda kupongi või ei taha. Aga igatahes, kui sa mõtled, et sa tahad ükskõik millist masinat endale, siis koodiga RO2 sa saad tegelikult nende e-poes kõik tooted 20% odavamalt. Ja sinna alla lähevad kõik smeegitooted ja seal on isegi külmkapid, nii et kes meist neid smeegi külmkappe ei teaks. Nii et võid vaadata, et äkki sa leiad endale sealt midagi, mis sulle natukene rõõmu pakub. Nii, aga vormid on meil tehtud, muna on ilus, šokolaad on meil natuke jahtunud, siis liigume šokolaadiga natukene edasi. Ma panen siia tsipa soola, hästi natukene, palju ei ole vaja. Nii, ja siis jahu ka. Ja jahu puhul siis ma sõelun ilusti jahu siia sisse, et meil oleks natukene parem teda kasutada ja et neid tükke siia sisse ei tuleks. Nii. Ja siis kiiresti sõelume sisse. Nii. Väga hea. Ma segan ta siia sisse ära ja nagu te teate, siis mulle meeldib natuke neid magustoite sellise väikse krutskiga teha. Ehk siis, mis ma teile pakkuda saan? Mina otseselt ise seekord vanilli ei pane endal koogi sisse, aga ma panen vanilli rummi. Ja see oli tõesti nagu alguses ma mõtlesin, et ma proovisin tavalise rummiga, ühe oma lemmikuga, mis on siis Appleton, ja kui ma proovisin sellega, siis ma olin nagu, see ei olnud nagu, see ei sobinud nii hästi nagu sinna. Ja siis ma proovisin selle rummiga, vanillirumm, ja ta on natuke küll lahjem, kui on tavaline rumm, aga see maitse, ma olin reaalselt nagu, seda tuleb ainult proovida, et sa ise saad nagu, aga see on nagu, see lõhnab juba mega hästi. Nii, paneme siia natuke rummi ka sisse. Ja siis segame kõik siia sisse ära. Ja usud või ei, aga nüüd ma panen selle munade sekka ja meie taigen on tegelikult juba valmis. Ja tegelikult vahet ei ole, kuidas sa seda siia paned, sa võid tegelikult ka miksriga selle kõik uuesti ära segada. Aga ma täna teen seda spaatliga. Aga sa võid seda ükskõik jah, kuidas segada ja võid seda vispeldada miksriga, võid spaatliga panna, ma olen mõlemad teinud, mõlemad toimivad väga hästi, et ei lähe siit õhku nii palju välja ja ei juhtu temaga mitte midagi. Keegi ei ütle ei šokolaadile ega koogile. Nii. Paneme nad siia äärde ja siis saame kõik siia sisse ilusti valada. Ja nüüd ma ei soovita teda päris ääreni sul ära täita. Jätta talle natuke ruumi siia peale. Mina tavaliselt täidan oma selle esimese jutini ta ära, et ma teaksin, et ma saaksin ilusti seda jälgida, kus kohas ta on. Ja ma saaksin kõikidele nii-öelda võrdselt panna, et ka küpsetusaeg oleks ilusti võrdne. Nii. Okei, see on väga hea. Nii. Vau.
Kui ma külalistele teen, siis ma tavaliselt ei lakku niimoodi asju. Aga kui ma teen endale, siis palju õnne. 4 fondanti mulle. Nii, ma natuke koputan, natuke ühtlustan seda pealmist pinda ja tegelikult nüüd on 2 võimalust. Et kas sa paned ta kohe ahju, aga siis on väike tõenäosus, et ta pealt mureneb. Teine võimalus on see, et sa paned ta külmkappi, näiteks ütleme tunniks ajaks või siis sügavkülma kuskil 15 minutiks ja siis paned ahju. Ja mis vahe seal on? Teate, ma parem näitan teile. Mul on tegelikult juba 1 taigen valmis tehtud. Ja see on mul külmkapis rahulikult seisnud. Nii et mis saab olla parem, kui lihtsalt näidata teile, et kuidas siis reageerivad erinevad fondandid. Et kui me nüüd toatemperatuurilt viin, mina näiteks küpsetan oma seda vormi, mis oli nüüd 8 sentimeetrit diameeter. Mina küpsetan teda 8 minutit, kui ta on toatemperatuuril. Kui ta tuleb külmalt, siis ma küpsetan teda kuskil 10 minutit. Ja mida väiksem vorm, seda vähem sa muidugi pead küpsetama, aga jällegi, kui sa teed suuremaid koguseid, ma soovitan sul pigem teha endale test igaks juhuks, samades tingimustes, nagu sa küpsetad. Ehk kui sa teed näiteks peole valmis, paned külmkappi, siis kasuta kindlasti proovina ka seda külmkapi oma, et sa teaksid, mis sul see küpsetusaeg on ja kas sinu omal sobib näiteks 8 minutit värskena ja 10 minutit siis külmkapist tulnuna. Aga mis seal muud, siis tuleb lihtsalt proovida. Ma viin praegu 2 tükki külmkappi või külmkapi ahju 200 kraadi juurde, pöörde õhu peale ja siis 8 minutit, 10 minutit. Vaatame, mis saab. Nii, 8 minutit on möödas, aga ma pean natuke vist pettumust valmistama, ei olegi temaga midagi juhtunud. Teine on veel natuke ahjus. Huvitav. Ma olin nii kindel, et midagi juhtub. Kindlasti alati siis, kui ma ütlen, et midagi juhtub, siis midagi ei juhtu, on ju. Aga ta jääb praegu veel siia. Me teeme kiiresti siia kõrvale veel kerge vahukoore. Ja kui sa tahad midagi paremat, siis sa võid minna vaadata mu blogisse. Sealt sa saad ehk ka mõne hea jäätise retsepti, mis sobib ideaalselt fondandiga. Nii, ma võtan kiirelt siit ühe sellega ja panen siit natukene vanillikaunaseemneid ka siia sisse. Jällegi, kui sa vanillikaunaseemneid ei tea kasutada, siis sa võid vabalt kasutada ka tavalist vanillisuhkrut. Kindlasti proovi vanillisuhkrut kasutada, mitte vaniliini. Seepärast vaniliin on keemiline ja selle maitse ei ole tegelikult nii hea, kui on ikkagi vaniljel. Yummy! Nii. Ja kiirelt vahustama. Nii. Ma lähen võtan selle teise kakukese ka siis meil kapp või ahjust välja. Ja nüüd ma ei saa aru, kas ma ajasin nad sassi või ma ei ajanud nad sassi. Sest üks peaks olema ma ütlesin, et see läheb katki, mis on värske. Aga ma ei tea, kas ma ajasin nad praegu sassi või ma ei ajanud neid sassi. Sest praegu mul on niisugune kahtlane tunne, et
mul on vaja see kuidagi kätte saada. Nii, ma teen väikse ringi siin noaga. Ja paneme taldriku peale. Appi. Nii, see on ikka kuum. Nii, väga hea. Meie vahukoor saab ka kohe valmis. Nii, väga hea. Mõnus kreemine vahukoor. Nii. Siis ma panen selle siia kõrvale rahulikult. Nii. Ja et natukene seda magusust ja mõrusust tasakaalustada, ma panen siia paar vaarikat ka. Nii. Ja siis sina oota. Ma teen kohe selle piduliku hetke, sest kui sa väga kaua ootad, siis lõpuks sul on see üle küpsenud. Nii et vaatame, mis siin toimub. Minge nüüd minema vaarikad. Vaatame, mis siin toimub. Ja no nii, mõnus. Oja, täpselt lava. Oh my god. Issand, kui hea see on. Nüüd ma proovin kõike koos. Natuke seda. Nagu see on reaalne šokoholiku unistus. Ja noh, ütleme niimoodi, et muidugi ta võiks natuke vedelam olla. Aga mis ma ütlesin teile? Kiiresti tuleb serveerida 30 sekundit vormist, siis välja kiirelt ja siis kohe serveerida. Minul läks muidugi natuke kauem siin alati filmimisel, aga mul tavaliselt lähebki filmimisel alati kõikide asjadega kauem. Aga seda tunnistavad ka koha peal olijad. Aga väga mõnus retsept. Lihtne, kiire ja sinul on vaja ainult järgi teha. Nii et olge mõnusad, tehke järgi ja näeme juba varsti jälle. Davai, tšau!